tere, armsad Üks Vägi sõbrad. Imeline päev, 27. märts 2025. Täna on minu teise poja sünnipäev. 28 aastat tagasi sünnitasin mu teise poja, kes sündis õnnesärgis. Ja selles õnnesärgis sündinud, siuke ütlemine on, et seda juhtub väga harva, see näht. Tere Liina, tere Moonika, kallis. Et õnnesärgis sündinud, kes pole tore, kui sa sünnid ja sa saad esimese signaali sõnadega, sa oled õnnesärgis sündinud. Ja tegelikkuses me kõik, kui me sünnime, me võiksime ju mäletada seda, et me oleme õnnesärgis sündinud. Meil on õnnesärk seljas. Tere Ingrid. Päike paistab, kevad mühiseb, krookused õitsevad, ma mõtlesin just, et lähen tiigi äärde, pildistan oma kauneid lilli. Ja väga suur südamest tulev tunne mu sees. Jällegi see tunne on see, et mul ei ole midagi teile otseselt öelda, aga kõneleda seda tunnet, sest et miks mitte lihtsalt kõneleda seda tunnet, mis on, ja jagada seda tunnet, mis on. Sest kõik on hästi, kõik on alati olnud hästi, kõik on alati tulnud puhtast kohast, kõik kavatsused, kõik teod, kõik valikud on tulnud puhtast kohast. Kõik, mis sa oled teinud, on tulnud sellisest või kogeda saanud või mis sa teinud oled, on tulnud sellisest puhtast kohast. Ja ma mõtlen selle all, isegi kui on nagu olnud keerukas, siis see on ka olnud tingimusteta armastusest, sest et kui keerukas olukord tekib, siis see tuleneb tingimusteta armastuse rünnakust sinu suunas, et see tahab esile tulla. Ja vahetevahel, eks ju, me kõik oleme sellises seisus olnud, kus me mõtleme, et miks minuga siuksed asjad juhtuvad. Mul alles hiljuti oli ühel sõbral, ühel tuttaval väga raske autoõnnetus, eks ju. Aga see autoõnnetus oli selline, et ta endaga suurt midagi juhtunud. Ja kui sa nüüd vaatad seda sellise pilguga, sellise armastava pilguga ja vaatad, et kuidas see jumalik loomine toimub, sest see jumalik loomine toimub, sest kõik toimub, leiab aset. Kõik see, mis meie sees nõuab muutust ja see, mis meie sees nõuab muutust, ongi see tingimusteta armastuse nagu püüe tulla sinus esile. Ja tegelikkuses see oligi tema puhul oli ka see, et tere kallis Elle, tere Ingrid, tere Liina, tere Moonika, tere kõikidele, kus te vaatate ilusal päikselisel päeval, kirjutage siia. Ja mis teid täna inspireerib. Ja just see mõte, et kui sa jagad seda tänast asja, siis kus sa oled, mis sa teed, mis sa mõtled, mida sa tahaksid maailmaga jagada, millist rõõmusõnumit, siis mina tahan jagada sellist sõnumit, et kõik, mis toimub, kõik, mis leiab aset, tuleneb tingimuseta armastuse seisundist. See on sellest seisundist, kus kõik on, kus sa teadvustad seda, et kõik on. Isegi see, kui keegi jutustab egost või räägib egost mingeid asju, ka see on, eks ju. Et me kõik teeme seda aeg-ajalt. Ja see kõik on kingitus. See kõik lükkab meid endid nägema veel rohkem iseennast haavatavamalt. Kui vägevad me oleme, kui suured loojad me oleme, kui suur valik, kui palju valikuid meil on. Kas luua
kas luua siis ego meelest lähtuvalt või siis oma südame kaudu. Mul oli eile üks kraadimine, ma tahaks teiega jagada seda. Mul oli üks kraadimise protsess, see kraadimise protsess, paljud vist seda vist ei ole veel kuulnud, aga see kraadimise kõne, Zoomi kõne, siis esitan seal küsimusi ja siis see küsimused baseeruvad siis sellele, et sa saaksid ühenduse iseendaga, selle päris südamega, selle päris olemusega, mitte egomeelega, vaid päris enese olemusega, sest süda teab ja sina tead. Ehk siis süda oledki sina. Ja esimese, ja siis kui ma neid küsimusi küsin, siis inimesed tavaliselt saavad iseennast näha, nad näevad justkui ühendust iseendaga. Ja samal ajal mina lihtsalt olen, ma nagu ei tee mitte midagi, aga lihtsalt olen, sest esitan neid küsimusi ja neid küsimusi ma ei esita selleks, et midagi saada, vaid selleks, et tema saaks iseennast kätte. Ja esimese raundi ajal ta vastas küsimustele, mul oli väga huvitav tunne, sest mu energia kunagi ei valeta. Oli hästi siuke imelik tunne ja siis ma küsisin ta käest, et aga kui sul kõik nii suured ja kõrged hinded on, et sa oled nii nagu hästi on sul tundub kõik, siis mingil põhjusel sa alguses ütlesid, et sul on segadus. Ja siis tuligi nagu nähtavale see koht, et sellel inimesel oli väga tugev egomeele mõju temale ja ta hakkas nägema sellel hetkel iseenda südant ja siis, kui ta nagu päriselt haavatavasse kohta jõudis iseendaga ja hakkas vaatama, kuidas tal siis on lood iseenda usaldusega, iseenda austusega ja iseenda aususega ja lahkusega, siis need hinded ei olnud sugugi kõrged, sest et süda ei valeta kunagi. Ja niipea, kui ta seda ütles, nagu puhtast kohast ja puhtast tõest ja rääkis puhast tõde, joondus sellega, mis on selles hetkes praegu, olles täielikult südames ja südame kaudu, siis see oli nii kerge, see oli nii vabastav ja see oli nii kaunis. Ja see andis talle nagu teadlikkuse siis sellest, mida ta saab valida, sest see haavatavus oli tõeliselt suur ja ma jagangi teiega seda täna sellepärast, et tingimusteta armastus on, ta on meie olemus. See on kõik see, mis on. Armastus, valgus ja tõde. See kõik on see. Tere, kallis Egle. Ja kõik on täpselt nii, nagu on. Ja mida rohkem sa saad aru sellest, et kõik, mis on sinu elus keeruline või segadust tekitab või tekitab mingit kannatust või tekitab mingisugust tunnet, see on seotud egomeelega. Ja ma nüüd olen praegu sellel teel, et ma väga nagu selgelt ja kohalolus haavatavalt ja julgelt vaatan neid kohti, kus ma kogen mingisugust sellist kohta, kus ei ole väga mugav olla, siis ma nii selgelt hakkan nägema seda, kuidas meie aegade algusest voolitud ja vormitud egomeel võtab sõna. Ja mul oli veel üks asi eile, et eile ühes coachingus üks naisterahvas, üks imeline naine, tõesti erakordse rõõmuga, see rõõmu ja õnnelikkuse või rõõmu suurus selles naises on lihtsalt erakordne ja see ilu ja see lihtsalt erakordne. Ja ta tunnistas mõni aeg tagasi seda, et ta ei saa mind kuulata. Ta ei saa mind kuulata, ta tahab mind kuulata, aga ta ei saa mind kuulata. Ja siis ta pani ennast kraadimisele kirja. Ehk siis sellesse kõnesse, kus ta, ja samal ajal ta oli üks-ühel minuga, ta nii hullult kartis seda. Aga ta ikkagi pani lõpuks
see oli julgustükk. Ja siis keda ta tegelikult kartis või mis asi see hirm oli, sest et seda südant või seda tõde, kes ta tegelikkuses on, vaata. Ja nüüd ta tuli coaching usse ja eile siis oli meil 3. sessioon, tohutult on muutunud. Esimene sessioon oli hästi-hästi avardav, ta oli tohutus lendamises ja teine sessioon oli selline sessioon, kus ta üldse ei tahtnud tulla. Ta ütles ka, et ta nagu üldse, ta ei taha tulla. Ja nagu nii suur vastumeelsus. Ja ta pärast saigi aru, miks pärast see vastumeelsus on olnud, sest et egomeel teeb kõik selleks, et sa ei saaks ühendust oma hingega, oma südamega. Sest see rõõm, see erinevus, see tohutu vägi, mis sinus hakkab aset leidma ja esile tulema, mis hakkab nagu mitte väljapoolt sissepoole, vaid seespoolt väljapoole. See on nii tohutu suur. Aga egomeel ei taha, et see tuleb välja, sest et siis see nõuab ju nagu elamist, joondus ja vastutamist ja kõike muud. Ja see on nagu inimlik aspekt, sest et me ei tee vahet selles, kus on nagu süda ja kus on egomeel. Ja see, kui palju me naersime eile, me tegime ühte rahaprotsessi eile, kus me vaatasime raha kui sellist rahaenergiat. Ja siis tõenäoliselt ma teen teiega ka siin nüüd varsti ühe raharaundi, kus ma kutsun teid kõiki siis vaatlema ja lahti laskma, kes veel ei ole valmis lahti laskma, et sa saaksid kohalolus lahti lasta ise ühe teise toetuses. Kohalolus toimub kõik alati. Kui palju rõõmu sealt lagedale tuli, nii et me naersime eile tõesti niimoodi, et munad märjad. Ja selle rõõmu tulemusena tekkis nii suur rahu hinge. Nii suur rahu tekkis hinge ja teadlikkus ja minul tekkis väga suur rahu hinge ja temal tõenäoliselt ka, ma pole tõenäoliselt temast kuulnud. Aga et see rõõm tahab välja pääsu, kallid inimesed. Rõõm olemisest, rõõm kogemisest, rõõm kohalolust, rõõm ilust ja eriti toetab praegu kevad. Minge õue, vaadake neid lilli, lihtsalt kogege seda, tajuge seda ja kogege seda iga meelega, mis sul on antud silmadega, kuula kõrvadega. Minul tulid täna luuksusid siin aia taga sookured, lihtsalt nii kaunis heli, nii suur armastus. Vaatan oma tulpe, vaatan oma krookuseid, vaatan oma südamekujulist tiiki, mis on praegu ääreni vett täis, eks ju. Vaatan päikest ja puid ja need raagusoksi, mis nagu selle sinise pilve valge taustal moodustavad imelisi mustreid või siis vaatan neid varje, mida tekitavad kaardinad, mis kukuvad ülevalt alla. Siis ma vaatlen seda valgust, mis mulle näkku paistab ja vaatlen iseenda keha selle valguses. Vaatlen teid, vaatlen üks väge ja vaatlen seda, kui paljud teist julgevad tulla kohale ja vaadelda seda, mis toimub parasjagu ja näha selle ilu ja näha selle võlu. Tere, Sabrina. Ja neid naudinguid, kui palju te lubate enesele kogeda naudinguid ja naudinguid saab ainult siis kogeda, kui sa tuled kohale. Ja kohalolu kohalolusse ei lase meie egomeel. Sellepärast ongi tarvis lõdvestuma õppida, eks ju. On siis see keegi inimene, on see lihtsalt see loodus praegu, mis nii toodult toetab. On see mingi küünlaleek või päiksevalgus, lihtsalt ole sellega ja vaatle seda. Ole lihtsalt rahus. Vaata seda ilu iseenda ümber. Vaata neid värve. Kuulan praegu musinorskamist näiteks, see on lihtsalt ilus. Või teises taga seal, kus mul on see uks seal, pesumasin peseb. Vaatlen selle ilu, kuidas süsteemid saavad luua midagi, mis on mulle kingituseks, eks ju. Kuidas see maavesi tuleb kuskilt läbi torude, läbi minu kaevu siia. Ja ma saan pesta ilma, et ma peaks nühkima, eks ju. Sellised veidralt naljakad asjad, mille peale nagu ei tulegi, kui egomeel on ees. Aga kui hakkas vaatama, kuidas kõik on tegelikkuses ilus. Või need mutid, kes on mulle kogu aia
aeda teinud, neid tohutud hunnikud, mida ma üks päev siin rehaga, mul on hektari suurune maapind. Siis maatükk, kus mul on siis see väike maja, 50-ruudune. Kuidas mutid on teinud hunnikud igale poole ja ma siis selle rehaga lükkasin ja tükk päev siin laiali. Ja siis täna hommikul ma vaatan, et jälle uus linnak tekkinud siin tiigi ääres. Et huvitav on seda kõike jälgida, huvitav on seda kõike vaadelda. Oi, kus musi norskab, kui te kuulete praegu. Musi. Et ja kutsun sind sellesse olemisse, kes sa oled. Kutsun sind olemisse, kes sa oled, sest see olemine on siin. Ja see, kui see olemine võtab üle, ehk siis kõik on nagu on, siis kõik on rahus. Ja kõige olulisem osa ma vaatan ka seda, et närvisüsteem peab jõudma rahusse. Selleks ongi tarvis, kelle närvisüsteem ei ole veel rahus, ehk siis nagu füüsilises kehas tohutuse lõdvestumisse minna. Sellesse lõdvestumisse minna. Ja ma olen märganud ka seda, et inimeste see egomeel ei lase sellesse lõdvestumisse minna. Et vaadake, kui lihtne on lõdvestumisse minna, kui päike on väljas või kui su ümber on naeratavad inimesed või kui sa oled, kui keegi sinna sega, sa oled rahus, vaata. Kui lihtne on lõdvestumisse minna, kui sul pole kohustusi, sul pole ülesanded, sul pole vaja midagi otsida, sul pole vajadusi. Ma tegin just ühe story, et Facebooki, Instagrami story, et midagi pole lahendada. Mitte midagi. Tegelikkuses mitte midagi. Sest puhtas teadvuses kõik on nagu on. Siis sa oled puhas teadvus. Oled üks universumiga. Me oleme kõik üks. Lõdvestumine ja olemine ja vägi ja loomine. Midagi pole leida. Kõik on alati olemas olnud. Midagi pole kaotsis kunagi olnud. Sest kõik see, mis on, see peabki olema. Ja kõik, mis nüüd tuleb, see ongi see. Ja kui midagi kaob, siis tähendab, et ta on kadunud. Või ta lihtsalt lahkus, see pole enam oluline selles hetkes. Sest selles hetkes, mis kõik praegu on, mis on tarvis selleks, et sa kasvaksid, mis on tarvis selleks, et sa tõuseksid õitsele, mis on tarvis selleks, et sa jõuaksid puhtasse teadvusesse ja sellesse jumaliku tingimusteta loomisesse, kus paljast silmavaatest ilmub kõik su ellu. Kus sinu sõnad kutsuvad ellu armastuse, kus sinu pilk ja naeratus lammutavad hinnangud. See on see seisund. See on see, kes sa oled. Ei ole midagi fiksida ega korda teha. Kõik on täpselt nii, nagu peab. Igal sekundil. Ei ole vaja midagi saada ega saavutada. Mitte midagi. Sest kõik on olemas. See, kes saada saavutada tahab, on egomeel. Ja see on okei. Lihtsalt kui sa tuled lõdvestumisse, sul kõik on olemas. Sest teadvustad, et praegu on kõige perfektsem hetk. Kõige erakordsem hetk ever, mis su elus on. Ja lõdvestad sellesse. Lõdvestad sellesse olemisse, tingimusteta armastusse, kus kõik on täpselt nii, nagu peab. Kõik on täpselt nii, nagu peab. Ei ole ühtegi peakseid. Ei ole selliseid asju. Ei ole kuhugi kiiret. Ja kui sa vaatad oma elu ja sa märkad, et sa kuskile kiirustad ja sul on kogu aeg midagi otsida, sul on kogu aeg midagi saavutada, siis see ka on okei. See on okei, kui sa seda märkad ja see on suurim asi, kui sa seda märkad ja siis sa saad teadvustada ka seda, kas see on päriselt sinu jaoks. Kas see on päriselt see, mida sa tahad. Võib-olla on, võib-olla pole. Musi, lähen norska. Musi teeb muusikat. Musi tegelik nimi on Perfect Sweet Dream Bach Concerto, millest tulebki nimi Musi.
passi nimi. seega lihtsus, olemise lihtsus ja kergus, puhtus, ausus südame kaudu. see on see, mis on ainult valiku kaugusel või siis sa valid, sa juba oled see, sa on vaja lihtsalt seda valida olla. mõistus tahab teada, miks ma peaksin seda valima. sest et õige on ju joosta, õige on ju tegutseda, õige on ju saavutada, õige on ju teha seda. ma teen seda selleks ja kui ma isegi teen mingeid asju, ma teen seda lõbu pärast. ma teen seda lõbu pärast, ma ei tee seda vajadusest, ma teen seda lõbu pärast, ma teen seda kogemuse pärast, ma teen seda armastuse pärast, ma teen seda, sest mulle meeldib, sest et ma armastan seda lõbu, see tunne, mis tekib rõõmu pärast. ma tulen siia teie ette rõõmu pärast. ma ei tule siia teie ette või teie hulka, teie sekka, selleks, et midagi lahendada. ei, ma tulen siia rõõmu pärast. rõõmu pärast, mis eksisteerib. sest rõõm on. sest rõõm on. ja kui sa tunned, et see koht siin, üks vägigrupis ja kõik need toredad sündmused, mis ette võtame, mis siin toimuvad, mingid kirjutised, laivid või siis mingisugused meistriklassid või mingisugused jutuajamised, podcast'id, värgid, särgid, siis see kõik on lõbu pärast, see kõik on rõõmu pärast. et millist rõõmu me saame veel luua, igaüks iseenda ellu, mis toob suuremat rõõmu eksistentsi. aga selle koha pealt ma praegu lõpetan ja ütlen teile aitäh, et te seal olete. Päevitagem edasi. ja aitäh, et sa oled olemas. aitäh, et sa oled kingitus maailmale. kohtume siis, kui on järgmine hetk. Tšau.